Mõni aeg tagasi tegin ma video sellest, kuidas anda uue elu vanadele kõlaritele ja ma ei oodanud sellest videost suurt midagi. Aga see läks nii hästi, et ma mõtlesin. Ma arvan, et inimestel võib olla huvi saada nõuandeid ka teiste seadmete kohta, et elu lihtsamaks teha ja võib-olla anda uus elu asjadele, mis enam ei tööta. Nii et kui sul, nagu minulgi, on kodus mitu pulti ja sa tunned stressi nende suure hulga pärast või võib-olla oled sa hädas sellega, et pead ühte ja sama nuppu kogu aeg vajutama. Hullumeelselt vajutades, et näha, kas saad veel viimase tilga energiat patareist kätte või siis avastad, et see enam ei tööta. Täna ma näitan sulle seda siin. Ja jah, see siin on universaalne kaugjuhtimispult, mis mahuks su sõrme otsa. Tere inseneriteaduse detailid. Mõtle järgmisele olukorrale. Täna on meil elektroonikaseadmed, mis on juba mitu aastat vanad. Pult ei tööta enam nii hästi kui siis, kui seade oli uus. Ja sa pead internetist otsima pulti, mis töötaks. See võib olla teler, konditsioneer või vanem raadio, mida sulle meeldib kodus kuulata. Minu puhul pidin ma juhtima midagi väga konkreetset ja see väike tegelane siin aitas mind selles olukorras. Ja hiljem leidis see palju huvitavamaid kasutusviise. Kõik algas sellest, kui ma märkasin, et üksi videote salvestamine muutub järjest raskemaks. Neile, kes ei tea, enne kui mu vend teise riiki kolis, tema oli see, kes oli kaamera taga ja aitas mind salvestamisel ja vastupidi. Iga kord, kui tema filmis, oli mina kaamera taga. Aga kui ma pidin kõik üksi tegema, läksid asjad natuke raskemaks. Ma ei tea, kas sa tead, aga see on raske. Kui üritad vajutada kaamera nuppu, jooksed kiiresti kaadrisse ja kui lõpuks hakkad salvestama, saad aru, et oled viltu ja fookusest väljas. Või selle näoga, et kas nüüd õnnestub. Ma olin sellest tsüklis kinni ja mida rohkem ma proovisin protsessi kiirendada, seda rohkem aega ma kaotasin. Siis ma mõtlesin, kas on olemas mingi lihtne viis kaamerat kaugelt juhtida ilma kalli varustuseta. Internetist uurides nägin, et kaameral, mis mind praegu salvestab, oli olemas oma kaugjuhtimispult. Ja kujutage ette, siin Brasiilias maksis see pool muneeru pluss maksud. Aga kui ma internetis veel sügavamalt otsisin, sattusin ma selle väikese vidina peale siin. See on universaalne USB-C pult. Teoorias pidi see töötama ainult selleks, et juhtida kaamera fookust ja salvestamist. Aga tegelikkuses polnud mul aimugi, kui kasulik see asi tegelikult olla võib, mille ma just avastasin. Kui seade kohale jõudis, ootasin ma ainult seda, et saan testida, kas see töötab kaamera kaugjuhtimispuldina. Ja see täitis oma lubaduse ning töötas ideaalselt. See tuleb sellise võtmehoidjana, mille ühendad oma telefoniga, laadid alla vastava rakenduse ja siis ongi vaja ainult valida tegelikult tuhanded kaubamärgid ja seadmed, mida ta suudab juhtida. Ja siis ma leidsin oma kaamera puldi rakendusest üles ning oligi kõik. Täna alustan ja lõpetan salvestamise ühe klõpsuga oma telefonist. Lõpuks saan salvestada ilma, et peaksin ühest kohast teise jooksma. Ja enne kui ütled, et see on järjekordne reklaamvideo ja mind sponsoreeritakse, ütlen kohe ära, et ei, seda videot ei sponsoreerita. Ma ei tea isegi selle asja brändi, sest ma viskasin karbi ära ja mul on ainult link, kus ma selle ostsin. Aga nagu igas heas inseneriloos, pole kõige huvitavam osa kunagi see, mida sa ootad, vaid hoopis see, mida sa teel avastad. Alles hiljem sain aru, et see pult ei tööta mitte ainult minu kaamera kaugjuhtimispuldina, vaid hoopis universaalse kaugjuhtimispuldina. Kõik see sellepärast, et tegelikult on see infrapunasaatja, sama tüüpi signaal, mida paljud vanad puldid kasutavad tänaseni. See tekitas minus kohe küsimuse. Milliseid seadmeid ma sellega üldse juhtida saan? Ja kulus vaid paar sekundit, et ma saaksin kinnitada. Vana teler elutoas, see, mis alati originaalpuldiga umbes 4 sekundit reageerimiseks aega võttis. Pärast seda, kui ma vajutasin sõrmega sisselülitamise nuppu, kuuletus see kohe minu telefoni käsule. Konditsioneeri pult, mis vahel siin stuudios ära kaob, on samuti lihtsalt telefoni kaudu juhitav. Ja siis sain aru. Kui see töötas nii teleri kui ka konditsioneeriga, siis mida veel ma saaksin selle vidinaga juhtida? Siin muutub nii minu kui ka sinu telefonid praktiliselt kõige universaalseks puldiks. Telerid, helisüsteemid, konditsioneerid, projektorid, laeventilaatorid, robotid, tolmuimejad ja isegi minu lihtne salvestuskaamera.
Ja see avas ukse uue olukorra jaoks, millega ma olin juba kuid silmitsi seisnud. Vaikne, kuid külm sõda. Kontoori konditsioneeri sõda. Tead küll seda kolleegi, kes tuleb tööle paksu kampsuniga. Ja selle asemel, et kampsun ära võtta, läheb ta otse konditsioneeri juurde ja paneb selle kõige madalama temperatuuri peale. Just selline inimene tegutsebki nii. Nagu oleks konditsioneer tegelikult mõeldud liha säilitamiseks nagu külmkapp, mitte selleks, et inimesed saaksid mõnusal temperatuuril olla. Ja mina istusin täpselt seal, konditsioneeri all, ja samal ajal, kui mõned tundsid end mugavalt, istusin mina terve päeva lüdisedes lõug värisemas. Küsimus, mida ma endalt alati küsisin, oli, miks on inimesi, kes arvavad, et 16 kraadi on sobiv temperatuur töötamiseks? Siis ühel päeval, peaaegu nagu ilmutusena, tuli mulle meelde, et mu mobiiltelefon oli nüüd universaalne pult. Võtsin oma universaalse USB-C võtmehoidja, avasin rakenduse, suunasin märkamatud konditsioneeri poole ja vajutasin nuppu. Imeliselt. Inimesed ei saanud aru, kuidas konditsioneeri temperatuur muutus uskumatult 16 kraadid 22 kraadile. Lõpuks sain töötada ilma külmumata ja mis kõige parem, keegi ei teadnud, kes temperatuuri reguleeris. Ma lihtsalt vaatasin vaikides pealt, samal ajal kui polaarse kliima pooldajad mõtlesid, kas konditsioneer on katki. Aga küsimus, mis mul tegelikult peas keerles oli, kuidas saab midagi nii väikest lahendada nii palju probleeme korraga? Ja mida rohkem ma seda seadet uurisin, seda rohkem kasutusvõimalusi ma leidsin. Sellest sai minu liitlane stuudios, kontoris, elutoas ja isegi reisidel. Hotellides. Näiteks, kas oled kunagi kohanud telerit, mis näis olevat toodetud enne Wi-Fi ajastut või konditsioneeri, mille pult ilmselt juba aastaid tagasi pensionile jäi? Et sa näeksid, kui palju kasutusvõimalusi sellel USB-C mini universaalsel puldil on. Isegi kui sa tahaksid käituda nagu 5. klassi õpilane, läheksid kaubanduskeskusesse ja lihtsalt ülitaksid poodide televiisoreid välja. Päris inetu, eks? Igor? Just selle vidinaga ei olnud mul enam midagi muud vaja, sest mu telefon tegi kõik ära ja seda kõike ilma, et peaksin puldile patareisid panema. Lihtne detail, aga see teeb pahet. Kui oled juba lugematuid tunde veetnud salapärastest sahtlitest patareisid otsides. Muidugi, see pani mind mõtlema, miks me ikkagi alahindame nii palju väikeseid tehnoloogilisi lahendusi. Sage oleme nii hõivatud keeruliste tööriistade otsimisega, et unustame vaadata lihtsate lahenduste poole, mis on meil juba käeulatuses. Minu puhul algas see vajadusest salvestada videoid praktilisemal viisil. Otsisin lahendust konkreetsele probleemile ja leidsin tööriista, mis lahendas mitu. Ja ma olen täiesti aus, ma ei tea selle puldi marki, sest sellel pole ühtegi sümbolit ja ma viskasin karbi ära. Kui sa tahad ka vaadata, siis minu soovitus on, et sellest on olemas nii Androidi kui ka iOS-i versioon. Ehkki mõlemad on USB-C, see, mis töötab Androidiga, ei tööta iPhone'iga ja vastupidi. Kui ma hakkasin seda pulti kasutama, et kontori kliimat reguleerida, arvasin, et see on lihtsalt üks kasulik nali. Aja jooksul sain aga aru, et keskkond muutus mugavamaks kõigile, mitte ainult mulle. On huvitav mõelda, et nii lihtne seade suudab isegi kliimat tasakaalustada, sõna otseses mõttes. Lõppkokkuvõttes muutis see väike universaalpult mitte ainult seda, kuidas ma oma videoid salvestan, vaid ka seda, kas ma igapäevaselt tehnoloogiaga suhtlen. Kuna see on nagu väike võtmehoidja, kannan seda igale poole kaasa ja pole ime, et mul on see koduvõtme küljes alati kaasas. See näitas mulle, et nutikad lahendused võivad tekkida seal, kus me kõige vähem ootame. Ja võib-olla kõige olulisem küsimus selle video lõpetuseks ongi see, kui paljudes eluvaldkondades me kannatame probleemide käes, mida saaks lahendada millegi nii lihtsaga nagu see siin. Kui sa oled midagi sarnast kogenud, olgu see siis filmimisel või külmas kontoris, anna mulle kommentaarides teada. Äkki saab sinu loost järgmise video teema. Kui sa jõudsid siiani ja sulle meeldis video, siis kasuta võimalust ja telli kanal. Kui sa pole veel tellinud, pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja tõsiselt, see on minu isiklik soovitus, ühte sellist tasub tõesti omada. Aga sina, kas sul on juba universaalpult kodus olemas? Kas sul juba on või oled mõelnud endale puldi soetada, mis mahub su sõrme otsa peale?
Kommenteeri siinsamas all, mida te sellest videost arvasite ja kas tahate näha rohkem selliseid videoid siin kanalil. Siin kõrval on 2 huvitavat videovalikut ja üks neist on video, kus ma näitasin Bluetooth vastuvõtjat, mis annab sinu vanale helisüsteemile uue elu. Kui sa pole seda näinud, tasub kindlasti vaadata. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneeria huvilised. Suured tervitused ja kohtume järgmises videos.